videolõunatund Nõmme raadios. Tere kõikidele. Kurb lugu selles mõttes, et Margus Leppal ikka tõbi kallal ja ei saa ta teie ette kuidagi moodi tulla ja selles mõttes ise siin ka palju raskem teie ees olla, kuna dialoogi on ikka toreda ja targa inimesega väga hea pidada, aga paraku peate nüüd leppima sellega, mis siit monoloogina teie ette paiskub. Ja loomulikult annate ehk need ökitamised ja mökitamised, mis vahetevahel paratamatult siia sisse jooksevad, lihtsalt kas või sellepärast, et mõte jookseb kinni, et midagi piisavalt hästi öelda ei oska ja nii edasi, eks teid tõrkeid ole teisigi ja tänulik juba ette teile selle eest, et te selle vankumatul meelel kõik välja kannatate. Aga loodame, et Margusel läheb ikkagi tervis paremaks, ta siia stuudiosse ühel ilusal päeval teie ette ikkagi jõuab. Ja veel suur tänu kõikidele toetajatele, ta palus ekstra meelde tuletada kõikidele toetajatele veel kord suur tänu. Aasta hakkab läbi saama ja see muide on vähemalt minu poolt küll täna selle aasta viimane ülesastumine. Loodame, et järgmisel aastal saame juba katekesi seda siin teile teha. Ja veel, kui Margus siia tuleb, siis pöördume selle saate vana formaadi juurde tagasi. Ma kujutan ette, mis on atraktiivsem ja kuulatavam igas mõttes. Endalgi huvitavam, teinekord siin mõtteid vahetus ju kujuneb tihtipeale ka selliseks suhteliselt spontaanseks ja ei ole mingisuguse režiiprogrammi või stsenaariumi järgi kokku pandud ja see võib-olla ongi selle asja juures kõige võluvam. Aga veel kord tervist Margusele ja loodame, et ühel päeval on ta siin tagasi. Aga me ei hakka aasta mingisuguseid kokkuvõtteid tegema, neid teevad kõikvõimalikud väljaanded ja pluss raadiod ja kõikvõimalikud telejaamad, sotsvõrgustikud, kaasa arvastud, teevad neid niikuinii, kes oli kõige tublim, kõige ilusam, kõige palju loetum, kirjutatum ja nii edasi ja nii edasi. Me pöörame tähelepanu nagu ikka kõigepealt asja keelelisele ja meelelisele küljele ja see aitab ehk mõningaid asju näha uue vaatepunkti järgi. Mille pärast see vaatepunkt, erinevad vaatekohad tähtsad on, sellepärast, et just, et kui mingit asja asutakse kas kirjeldama või siis isegi tema olemuseni või tuumani jõudma või püütakse sinna jõuda, siis on meil vajalik võimalikult palju nägemispunkte nende asjade nägemiseks. Et vaatame nii, et midagi näeme ka, mitte lihtsalt ei vaata. Püüame kuulata nii, et midagi kuuleme ka ja ütleme niimoodi, et midagi öelda ka oleks, mitte lihtsalt, et pärast inimesed vangutavad pead ja ütlevad, oot, ta rääkis nüüd pool tundi, aga mida ta meile ütles? See tihtipeale jääbki vastamata küsimuseks, vaadatakse üksteisele otsa ja siis hakkab igaüks enda järgi arvestama. Ta ütles ju seda, aga mina sain niimoodi, aga ma sain niimoodi, mulle tundub, et niimoodi on. Minu tõlgenduses on nii, minu nägemuse kohaselt on hoopiski niimoodi ja minnakse veel kõikide nende tõlgenduste ja vihjamiste ja ütlemiste pärast veel tülli ka. Seda küll ei tahaks. Aga kus see tundub olevat meil selline rahvuslik omapära. Olgu pealegi, võtab jälle mõningad pealkirjad. Veel kord kordame, et need ei ole kuskilt mingisugustest põrandaalustest meediatest kellegi narratiivide korrutamine ja veel vähem mingi Kremli narratiivide pärast, taeva pärast ei ole tegemist. Kõik on meie peavoolumeediast pärit. Nii, alustame tsiteerimisega. Ma võtsin jälle paberi kaasa sellepärast, et pärast keegi ütleks, et näed, istub siin ja mõtleb oma mitte eriti targast peast midagi välja, siis esitab seda kõike meile kui sulatõtt ja ainukest kehtivat tõtt. Olgu, Kultuuriministeerium tellib 275 000 euro eest lõimumiskampaania. Tuletame nüüd natukene algust meelde, kui Eesti Vabariik nii-öelda taasiseseisvus
siis alustati otse kohe mingisuguse lõimumiskampaaniaga. Lõimumise sõna tuli ka sisse, mäletan mitte kohe, aga kuskil 90ndate alguses ja mida selle all küll kõike ei mõeldud, tegemist oli vist isegi jälle mingisuguse kampaaniaga, et leiutame mingisuguse sõna, mis peaks tähistama seda, teist või kolmandat. Kusjuures, kui tänasel päeval küsid, et mida see lõimumine siis tähendab, ja siis põhimõtteliselt räägitakse enamasti mingisuguste välismaalaste ehk siia saabunud inimeste ühiskonda integreerimisest. Küsimus ei ole mitte adapteerumises, sotsialiseerumises või veel mingis tegevuses, need on kõik kusjuures erinevad. Need lõimumispropaganda suured eestvedajad, nende vahel, ma kujutan ette, et vahet ei teegi. Kuna Hilda Taba, Eesti üks kõige tuntum, rahvusvaheliselt ilmselt kõige tuntum pedagoog, on seda kirjutanud kui the act of becoming ehk saamise akt, sotsialiseerumine. Eks seda sotsialiseerumist tegelikult olekski vaja. On võimalik ka assimileeruda näiteks, kaotada oma identiteet ja sinna ühiskonda kuskilt sisse sulanduda ja kujutadagi ette, näiteks Ühendriigid on selline suurepärane näide selle kohta, et ega seal suurt keegi oma vanematest teagi, kes need olid või kes need sellised olid. On mõni tumedanahaline, võib oletada, et on kuskilt sealt poolt pärit, on pilusilmsem, no ma ei tea, kas ma nüüd jälle ütlesin midagi rassistlikku või mitte. Võib oletada, et on kuskilt sealt või sealt poolt pärit, aga selle lõimumise peale Eestis on kulutatud ilmselt ei ole õige sõna. Ilmselt on siis raisatud, kuna tulemust siiamaani ei ole. Miks ma niimoodi väidan? Sellepärast, et mingisugust uuringut, ma räägin nüüd põsiteaduslikku uuringut, selle kohta, et kas see on niimoodi juhtunud või ei ole juhtunud, meil kuskilt võtta ei ole. Ühiskonnaalased uuringud on meil ära lõpetatud, oleme sellest korduvalt siin ka rääkinud. Nii et siis lõimumine. Põhiliselt välismaalased, kuidas need tunneksid, et neil on siin hea olla, aga siin ei ole lõimumisega mitte mingisugust pistmist. Küsimus on lihtsalt adopteerumisel või adapteerumisel. Nimelt, suudab kohaneda siin on, vaatab, nii on kasulikum olla, nii on kasulikum tegutseda, nii ma olen märkamatum või vastupidi või kogu aeg karjun, et minul on liiga tehtud. See erinev olemine võimaldab saavutada lisahüvesid, võtame kas või praegu Ukrainast saabunud ja ka Venemaalt ja igalt poolt mujalt saabunud slaavi tegelased, kes on siia saabunud, nad naudivad ju kõik võimalikke hüvesid, mida kohalikel ei ole. Ja kui kohalik kuskil ei tea, kas või ükskõik kus ta elab, kas või Tallinnas või eriti kuskil mingisuguses maakohas, siis kes neid siia ühiskonda lõimiks? Ma mõtlen lõimimist siin praegu või lõimumist selles tähenduses, et kui too inimene, kes elab kuskil Antslas või selle lähedal, praegu suvaliselt võtsin, et kuidas temani jõuaks või temani jõuaks arusaam selle kohta või tunne kas või, et temast ka midagi oleneb siin riigis või siin ühiskonnas, tema mingisugustest otsustest sõltub ka näiteks midagi, mis Toompeal või kuskil mujal otsustatakse või ei otsustata, otsustamata jäetakse, otsustatakse nii või otsustatakse naa. Kuidas tema jõuaks kohale ka see tunne, et ta on selle ühiskonna, suurendame nüüd, utreerime pisult, täisväärtuslik liige. Et ta on mingisuguse kultuuri esindaja ja mingisuguse ühiskonna liige. Üsna lootusetu ettevõtte näib see olevat. Praegu vähemalt. Ja seda rõhutatakse ju kogu aeg, neid vahesid lüüakse sisse. Ühed on ilusad ja teised on koledad, ühed on targad ja teised on rumalad, ühed on sealt parteist ja teised on sealt parteist, mis ei sobi kohe üldse mitte kuidagi. Ühed arvavad nii ja teised arvavad naa ja nii edasi. Aga tegelikult on see riiklikus mõttes, kui on mingisuguse ainuvalitsejaga või siis mingi peaaegu diktatuuri sarnase asjaga tegemist, siis on see üli hea, inimesed ei saagi ühineda, ei saagi ühiselt midagi ette võtta
ja mis kõige tähtsam, ei saa ka ühiselt vastu hakata sellele, mis teile sugugi meelepärast ei ole. Niisiis, muide tuleb meelde numbreid, miljardeid, see oli Eesti kroonides, kulutati nende lõimumiste peale ja selle lõimumise sihtasutuse juht, ma mäletan, lõpetas ka väga kurvalt, sellepärast et sai ühel hetkel ilmselt aru, et tema tegevus, mis oli kantud võib-olla kõige parematest kavatsustest ja soovidest, ei jõudnud mitte kuskile ja nii see ära lõppeski, aga raha raiskamine ei ole tänase päevani ära lõppenud. Ja kui nüüd ma natuke vaatasin selle tausta ka, siis ega seda ei ole ju öeldud, mida tahetakse saavutada selle 275 000 euro eest, sellepärast et selle eesmärke hakatakse alles arutama selle firma või OÜ või kellegiga mingisuguse seltskonnaga või MTÜ-ga, kes selle konkursi võidab, mis on eriti huvitav. Aga see on, soomlane ütleb maassa maan tavala, et igal maal käib asi just täpselt nii, nagu sel maal kombeks on. Oleg Gross ütleb, muide siin toob välja, selleks on vaja ettevõtjat, edukat ettevõtjat ja kes ütleb niimoodi, lihtsalt otse keerutamata. Eestis ei ole turumajandust ja ma tahaksin näha nüüd inimest, kes oleks nõus temaga selles suhtes vaidlusse asuma. Võtke ainult üks argument. Meil on igal pool mingisugused kvoodid. Seda tohib nii palju toota, sellest tohib nii palju maksta, seda pead tegema nii, naa ja kolmandat moodi. Võt seda mingisugust haru peab eelisjärjekorras suksutama ja toetama, seda ei tohi, selle haru puhul ei tohi seda sugugi teha ja nii edasi, kõik võimalikud piirangud. Turumajandus tähendab mida? Selle algne tähendus. Ostan sealt, kus on odavam ja müün sinna, kus paremat hinda saab. Kõik nii lihtne see ongi. Aga see antud juhul ei toimi ja Oleg Grossile plaksutame siin siit stuudiost vähemalt, plaksutame kaasa ja ütleme, et näed, lihtsalt ja selgelt välja öeldud tõde, mille ümber keerutatakse, mille ümber vassitakse, mida tahetakse kogu aeg rääkida. Üks selline sõnaühend on tekkinud ka nagu liberaalne demokraatia, on ka liberaalne turumajandus ja reguleeritud turumajandus. Reguleeritud turumajandus, see on siis nagu reguleeritud vabadus, võtke nii või jätke. No mis asi see siis on? Ma reguleerin seda nii palju vaja on ja kuidas vaja on ja mismoodi ja kui vaja on ja kui mulle tundub, et on vaja, siis ma keeran mingeid ventiile kas rahti kinni või kaotan nad sootuks. Juhtkiri. Eesti peab looma NATO sisse oma raudse mini-NATO. Ameerika Ühendriigid eesotsas president Trumpiga on lisanud kõvasti tuult Putini ja tema ülbuse tiibadesse. Huvitav, seda loetakse ju ka Ühendriikide suursaatkonnas, jälgitakse väga teraselt ja kas on kõige kavalam või kõige targem alati öelda välja seda, mida võib-olla isegi tegelikult tunned. Seda sa võid teha isegi koduses majapidamises, perekondlikest suhetest. Teinekord on targem, tundub, et miski asi ei ole õiglane. Neelame alla, ei ole, hoiame ära suurema tüli, mis kohe võib puhkeda, sellepärast, et mingid pinged niikuinii on üleval ja teeme niimoodi üldise koduraha huvides ja lapsed ja lõpetame ära. Ei, nüüd, mida tähendab Eesti peab looma? Eesti loob, see tähendab kõigepealt, kes loob, ei tea, on see kõik ministeeriumid kokku või mõni üksik või peetakse tervet rahvast silmast, siis on see juba eos valele usung. NATO sisse oma raudse mini-NATO. Mis asi see on? Peab looma, me sellest konstruktsioonist oleme rääkinud üsna palju, tuleb teha, peab looma, peab ütlema, peab tegema või siis konjunktiivis, peaks tegema, tuleks öelda ja nii edasi, see ei kohusta mitte kedagi, mitte millekski. Küll aga loeme siit välja suhtumise, kas siis ajakirjandusväljaande omanike suhtumise või siis omanik on kuskil mingisuguse sahtli vahel
ja talle dikteeritakse, võt nüüd võiks olla nii, võt nüüd võiks olla naa. Ja need on ettepanekud, millest keelduda ei saa ja nii tehaksegi. No võib-olla on see süvariik, mis nii ette kirjutab, aga võib-olla ei ole ka, ei tea, siin mõttekoht, aga igal juhul sellised eesmärgid tuleb luua mini-NATO raudne. Aga kellega siis? NATO on teadupärast ei mitte midagi muud kui North Atlantic Treaty Organization ehk siis Põhja-Atlandi kokkuleppe organisatsioon, treaty on leping, no lepinguorganisatsioon. Kas siis on meil Põhja-Atlant siia juba toodud või midagi? No üsna sõge soovitus ja juhtkiri, aga võib-olla me lihtsalt ei saa aru, ei ole piisavalt arenenud ja võib-olla on siin mõeldud, ei tea mida. Allar Jõks ütleb siia otsa kohe, hoopis teises kontekstis küll, aga sobib siia küll. Eestis on vastutajad ära kadumas. Aga tõepoolest, ega sellist sõnakonstruktsiooni, kes vastutab? Seda kohtab ainult kuskil mingites loosunglikes tekstides, sellepärast, et tavaliselt, mis on selline poliitiline või siis mingisugune majanduslik, eriti poliitiline, sõnapruuk, folkloor on ikkagi see, et keegi kas võtab vastutuse või ei võta ta seda mitte. Küsimus ei ole mitte, kes vastutab, vaid kas keegi võtab vastutuse või ei võta vastutust. Mõnel puhul on see võimalik. Poliitiline inimene, mingisugune minister näiteks, ütleb, et tema võtab vastutuse. See tähendab seda, et ta kas, vabandama ei hakka mitte keegi, küll aga kas ta läheb näiteks selle antud ametiposti otsast maa või ei lähe maa või teeb veel midagi või ütleb kuskil midagi moka otsast või kirjutab, et jah, võib-olla ei, vabandama ei hakka. Kui kohus just sellist korraldust ei anna, hiljaaegu Kaja Kallas pidi vabandama Varro Vooglaiu eest levitatud valed teabe pärast. Aga olgu pealegi, aga tõepoolest. Ma kunagi aastaid tagasi mäletan, et tegin ühe sellise, vaat jälle mina. Aga seoses sellega, kuna tõepoolest selline asi on juhtunud, tegin Eesti Televisioonis kodanikupäevaks saate. Ja see maksis mulle kurjalt kätte, see oli ka viimane, mida ma Eesti Televisioonis tegin. Öeldi, et ei kõlba kohe mitte. Ma tegin kodanikuks saamisest oma sellise väikse ülevaate või traktaadi. Ja siis käisin ka Riigikogus ja küsisin Riigikogu anonüümselt. Nime ei pannud kuskil juurde. Peaaegu vist kõigi käest. 2 küsimust. Mida te juhite ja mille eest te vastutate? Juhtimise kohta ei saanud ühtegi adekvaatset vastust. Mitte ühtegi. Millest te vastutate? Siin oli vastuseid tuli. Erinevaid. Tavaliselt algas see pikalt niisuguse. Aga siis jooksis kõik kinni eranditult kõikide puhul, kui küsisin, et milles see vastutus seisneb. Siis ei saadud kõigepealt küsimusest aru, mis mõttes, millest vastutus seisneb. Siis tuli alati seletada, et kui inimene viskab näiteks akna katki, kas kogemata või meelega, siis ta vastutab sellest. Kas kohtus või lepitakse kokku, et panen uue klaasi, lasen panna uue klaasi või maksan asja kinni või kuidagi moodi, tal on vastutus sellest. Aga millest teie vastutate? Millest see vastutus seisneb? Kõik. Mitte keegi ei osanud öelda, millest see vastutus seisneb. See tähendab, et vastutust tegelikult ei olegi. Allar Jõks tõob selle täiesti õigustatult välja, ütlebki, ta on leebem, ta ütleb, et on vastutajad ära kadumas, tegelikult tundub, et on juba kadunud. Ükskõik võtab mingisugune ministeerium, tema ametijuhend või selline põhikiri, et mis see on ja mida keegi teeb ja seal mingid juhid, tihtipeale sõna vastutus üldse puudub.
aga kui on, siis ka mingisugust asjadest vastutab, aga ei ole mitte kuskil, milles see vastutus seisneb. Ja kui midagi untsu läheb või teistmoodi läheb, kas siis keegi on vastutanud siiamaani? Ei ole kuulnud. Mitte keegi ei ole vastutusele võetud sellepärast, et poliitikas on midagi tehtud. Midagi sellist, mis on viinud rappa, mis on toonud kahju, otsese kahju, nii materiaalse ja täiesti rahaliselt väljendatava kahju, mitte midagi sellest juhtunud ei ole. Ja nüüd, aga kuidas sellised juhid saavad tekkida? See personalipoliitika on Eestis siiamaani väga huvitav olnud ja ametikohtadele tundub, et on pandud käima mingisugune negatiivne selektsioon. Negatiivne selektsioon, see tähendab eeskätt seda, et valitakse välja kõige hullemad ja nendest kõige hullematest, vähem väärikatest, valitakse välja veel see kõige, ebatõenäolisem ja kõige vähem väärikas, kõige väiksemate teadmistega ja see just seda valdkonda juhtima pannaksegi. Ja nüüd ütleb Tervisekassa uus juht Siiri Lahe, kes ütleb ja häbenega, ma ei tea asjast midagi, aga see on eelis ja võimaldab asja selgelt näha. Läheb inimene, kas te kujutate ette? Te olete pikali maas, Pimesoole opp peaks algama ja siis tuleb kirurg, kes ütleb, et ma ei tea asjast midagi, aga see võimaldabki, see on eelis ja see võimaldab mul asja selgelt näha. Sina doktor, kes sa siiamaani oled seda kogu aeg teinud, astu kõrvale, sellepärast, et sul on pilk juba tuhmunud, aga mina olen asju selgesti. See kõlab praegu mingisugune kui huumor, kui must huumor, kui soovite. Aga päris hullusti on need asjad. Ja küsimus ei ole nüüd siin antud juhul Siiri Lahes, kes läheb täiesti asjatundmatuna sellise ametikoha peale, vaid küsimus on süsteemis, mis teeb sellise ülemineku võimalikuks. Tuletan meelde, et on ka Estonian Cellis olnud, see on omadega kokku joonud, kui palju. Ja videod olid ka juures, teine jutt, Tervisekassa uuel juhil varasemad kokkupuudet tervishoiu valdkonnaga pole. Muide, tuletan meelde, et ta kandideeris, toosama Siiri Lahe, kandideeris ka Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse juhi kohale. Nüüd jäi sinna üks koht, üks kandideerija, vabandust, mitte üks koht, vaid üks kandideerija alles, kes on ainukene ja kes on Elmar Lahe, Elmar Vaher, antud juhul eksisin nimega, Elmar Vaher, kes ootab enda kohta käivat kohtuotsust, Riigikohtust, kuid kes saab miljardite valitsejaks, no ilmselt saab siis kõrvaklapid kallimad ja mitte ainult saapad, vaid ka midagi muud sinna kõrvale. Tähendab, muud maailmas ei tuleks kõne allagi sellise renomeega, isegi kui ta Riigikohtus mõistetakse õigeks, see antud juhul moraalset õigust ta selle koha peale asumiseks ju ei anna. Ehkki administratiivselt, jah, võib olla kõik õige, kõik võib olla korras, püvalad täidetud, aga kas tal on ka mingisugune ettevalmistus selle koha peale asumiseks? Ametialane ma pean meile silmas, no ei tea, aga kaitseminister teda ilmselt soosib ja ilmselt siis see võib-olla niimoodi läheb ka, aga ja meil ei ole siin ka mitte midagi muud. Kui seda asja pealt vaadata ja siis võib-olla kas noogutada või pead raputada. Pevkur ütleb meile niimoodi, keelenõude kehtestamine ei mõjuta oluliselt ajateenijate arvu. Pange nüüd tähele. Keelenõude kehtestamine ei mõjuta oluliselt ajateenijate arvu. Kaitseminister Pevkur teises väljaandes ütleb nii, keelenõude kehtestamine ei vähenda ajateenistuses osalevate noorte arvu. Kas see on siis need üks ja sama, ei mõjuta oluliselt või ei vähenda? Need on kaks ise asja. Pevkuri sõnu on üks väljaanne tõlgendanud niimoodi, teine on niimoodi. Võib-olla on ka selline variant võimalik, et ta erinevatele väljaannetele on öelnud erinevalt. No, aga siis võiks oma peas kõigepealt selgeks mõelda, kas ei mõjuta oluliselt või ei vähenda. Need on kaks ise asja. Ja kusjuures see ei ole ka nii päris ükskõik, et kas meie kaitsejõud vähenevad või
või suurenevad või ei vähene oluliselt või ei suurene oluliselt. Kaks ise asja. Aga olgu. Vastulause. Rait Kuuse vanglajuht ütleb niimoodi. Ilmus ju artikkel selle kohta, et Euroopa inimõiguste kohtust tuli selline otsus, et suitsetamise täielik keelamine vanglas on inimõiguste või põhiõigustega vastuolus. Ja nüüd ütleb Rait Kuuse niimoodi. Suitsetamine ei ole põhiõigus ja tapab. Vandeadvokaat võiks süveneda enne, kui süüdistama asub. Väide justkui Eesti keeldub inimõigusi austamast ei vasta tõele. Vanglates kehtib alates 2017. aastast täielik suitsetamise keeld. Otsus selleks tehti turvalisuse, tervise ja korra tagamise huvides. Antud juhul on vastus täiesti ebaadekvaatne, sellepärast et küsimus ei ole, kas suitsetamine on inimõigus või ei ole inimõigus. Kas see on Eesti vanglates keelatud või lubatud? Kuidas keegi selle kohta arvab või ei arva, arvab nii, naa või kolmandat moodi. Küsimus on selles, et Euroopa inimõiguste kohus kui kõrgeim kohus on teinud otsuse, mis peaks olema liikmesriikidele kohustuslik, sõltumata sellest, mida keegi, üks või teine või kolmas, kas ametnik või minister või veel keegi või siis kinnipeetav, sellest arvab. On olemas kohtuotsus, mis on täitmiseks. Ja arutlemine selle üle, kas see suitsetamine või joomine näiteks või kõndimine või jooksmine või ükskõik mingisugune tegevus on inimõigus või mitte või kuidas see meile tundub, antud juhul täiesti ebaadekvaatne. Küsimuses on, kas täidetakse kohtuotsust või ei täideta. Ja nii lihtne see ongi. Kui meile see kohtuotsus ei meeldi, palun väga, see on iseasi. Kui meie arvust on see kuidagi moodi meid ahistab või kitsendab või midagi, ma ei tea, kas on võimalik Euroopa inimõiguste kohtuotsust ka veel edasi kaevata või ei ole, seda ma ei oskagi öelda, ei tea, aga antud juhul, kui niipea kui ametnik asub neid asju ise tõlgendama, no võt siis on kuidagi, tundub vähemalt niimoodi, et asi on halvasti. Ehkki kindlasti tuleb mingisugune jurist, ütleb, et hakkab seda kuskil mingit moodi tõlgendama, siis tuleb teine jurist, kes ütleb, et ei, sellel esimesel juristil ei ole õigus, seda on võimalik tõlgendada ka nii, sest vaadake Eesti Vabariigi põhiseadust. Selle tõlgenduse kohta on ilmunud oluliselt suurem hulk materjale, kui see põhiseadus ise ongi ja kas või see samane valimisteemat käsitlev paragrahv, kus Eestis on üks lause ainult. Valimised on ühetaolised, salajased ja toimuvad siis ja siis. Aga siis tulevad otse kohe tõlgendused, aga siin ei ole ju öeldud, et see ei või toimuda ka mingisugusel muul ajal näiteks. Ja siis tuleb kolmas, kes ütleb, ei ole ka sellist punkti, mis keelaks näiteks elektrooniliselt või siis analoogiliselt või veel kuidagi moodi hääletada ja läheb lahti omavaheline juristide vahel omavaheline vaidlus ja tuleb välja nii ja naa, poliitikud korjavad sellest välja omale mingisuguse suupärase ja meeldiva variandi ja ütlevad, et just niimoodi on. Esialgne variant, selge variant on juba ammu unustatud, tegeldakse ainult mingisuguste tõlgendustega ja lõppude lõpuks, kui mingisugune seadus ütleb, et see asi on roheline. Igasuguste viideteta kas rohepöördele või rohepesule, ükskõik. Antud asi on roheline. Tulevad juristid ütlevad, aga siin kuskil ei ole öeldud, et ta ei või olla ka punane. Mida triivulisem, seda mummulisem, mida mummulisem, seda ruudulisem, mida ruudulisem, seda ühevärvilisem ja nii edasi ja nii edasi. Lõppude lõpuks sõnade mäng, kas pole? Olgu pealegi, läheme edasi. Politseijuht ütleb, ka mina langesin küberkurjategijate ohvriks, murrame vaikuse ja räägime neil pühadel kelmustest. Neil pühadel räägime kelmustest, pärast jälle ei räägi või nii või kuidagi. Või politseijuht langes ka küberpettuse ohvriks. Sellisel juhul ei tohiks mitte kellelegi ette heita seda, et ta on langenud
on olnud naiivne ja langenud küberpettuste ohvriks, kui selle ohvriks on võimeline langema politseijuht ise. Siis peaks, midagi on siin, jah, olgu, juhtkiri. Ähvardajate ohvritel ei tohi lasta hirmus elada. Ühel hetkel plahvatabki pomm. Ei hakka siin midagi arutama, mis asi see on, aga tekst on iseenesest geniaalne oma sellises. Rada on selline selle teksti järgi, et kui poamadu püüaks ennast selle järgi sättida, siis ta murrab oma selgroo. Täiesti kindlasti. Nii, järgmine. Me kasvasime seal üles. Ukrainlanna Jana Semeiko kodu läks territooriumide jagamise käigus venelastele. Territooriumide jagamise käigus. Kes seal mingit territoorium on jaganud? Üks on siiamaani räägitud, et vallutanud ja teine on siis taandunud ja vahepeal on jälle kuidagi moodi. Me kasvasime seal üles. Territooriumide jagamist. Kes seal mingit territooriume jagab? Müstiline, aga sellised pealkirjad. Antud juhul on küsimus ja mitte milleski muus kui kirja pruugis. Olgu, õpetaja ütleb. Tore. Klassiruumid on muutunud lahinguväljadeks, sest kanname lapsevanemate ebapädeva sekkumise koormat. Kole lugu. Nõukogudeaegse haridusega vanemad nõuavad õppes arhailiseid meetodeid. Ei ole arhailiseid, vaid on arhailisi. Õpetaja tee endale D ja I mitmus selgeks, siis asu kirjutama. Võib-olla läheb natukene paremini. Nõuavad õppes arhailisi meetodeid, arhailiseid. Ja kirjutab edasi. Ajastute kokkupõrge väljendub koolidest teravalt. Nõukogudeaegse kooliharidusega vanemad nõuavad õppetöös arhailiste meetodite kasutamist, saboteerides sellega võõrkeele õpet ja piinates nii õpetajaid kui õpilasi. Kes keda kuskil piinab, missugused on need arhailised meetodid, mille kasutamist nõukogudeaegse kooliharidusega vanemad nõuavad. Muide, ma julgen öelda, et antud juhul nimetatakse siin nõukogudeaegse kooliharidusega. Reeglina on see nõukogudeaegne kooliharidus parem, süsteemsem ja oluliselt efektiivsem kui see, mida jagavad need õpetajad, kes on suutelised selliseid tegelikult poliitilisi tekste koostama. Siin on mingisugune frustreeritud õpetaja, kes kujutab ette, kes ei tea, mis on üldse võib-olla didaktika, mis asi on pedagoogika ja et mõned didaktika ja pedagoogika põhitõed on kestnud ja kestavad tänase päevani aastatuhandeid ja need meetodid on ennast tõestanud alates eeskujudest ja siis nii, et me ei lõpeta enne homset hommikut, kui nüüd sellesse teemasse sügavamalt sisse läheme, aga uskumatu. Ja nüüd jätkab. Kool ei saa aega tagasi pöörata ega sulgeda lastele ust virtuaalmaailma. Seega on kool kohustatud ajaga sammu pidama. Järgmine veerand sajand peab saama hariduse täieliku digitaliseerimise ajastuks, mil kool muutub platvormiks, kus õppimine muutub mänguks. Nii kirjutab kolumnist ja õpetaja Andrei Kusitškin. Kusitškin ei ole kunagi saanud mingisugust õpetajaks, et ta kvalifitseeruks üldse õpetajaks. Eesti keelt ta ei oska. Kes annab talle mingi, mis võib-olla keegi on tõlkinud tema venekeelse teksti kuidagi ebapädevalt või halvasti. Järgmine veerandsajad peab saama hariduse täielik digitaliseerimine. Mida see tähendab? Inimene ei oma mingisugust ettekujutust selle kohta, mida tähendab haridus. Kust on võetud üldse mingi Kusitškin? Ja siis kõigepealt on üks, kes ütleb, et arhailised meetodid, teine hakkab digitaliseerima. Sellised inimesed tegelikult ilmselt tuleks meie haridussüsteemist väga kaugele eemal hoida.
praeguse haridusministri valitsemise ajal on tendents paraku vastupidine ja kõik see on privilegeeritud seisus. Kui põhiseaduses on öeldud, et igal lapsel peab olema õigus haridusele, siis millele tal õigus on? Ma tahan öelda lihtsalt seda, et ka haridusministeeriumis puudub arusaamine selle kohta, mida see haridus tegelikult tähendab. Nüüd leiutatakse 18. aastani peab koolis käima. No käib koolis, iga päev tuleb täpselt esimeseks tundiks kohale ja lahkub, kui viimane tund läbi on. Igas tunnis viibib kohal. No, on siis nüüd programm täidetud või? Ta ongi õppinud 18. eluaastani. Ainult, et kirjutada ei oska, lugeda ei oska, aru ei saa, mõistmisest on asi hoopis kaugel. Mingeid vilumisi ei ole, kogemusi ei ole, aru ei saa, kodanikuks olla ei oska, vastutustundest ei tea midagi, kohustustest ei taha kuulda, ainult õigustest, seda üht-teist teab, nõuab seda kõva häälselt. See on nüüd siis see, mida me tahame või? Mis see haridus on? Milleks tal kohustus on? Et peab õppima nii kaua, peab õppima nii... Mis asi see on? Sellist uskumatut rumalust paisatakse välja, aga seda paisatakse meile välja kui mingisugust ülimat tõde. Ja eriti hea on see, kui see on sõnastatud sellisel viisil, et ilmselt see kirjutaja ise ka aru ei saa, millest ta räägib. Sest ma kujutan ette, kui selle õpetaja käest küsida, et missugused on need arhailised meetodid, mida siiamaani lapsevanemad nõuavad, jääb ta sellega lihtsalt hätta ja ongi kõik. Ega tehnilised vahendid näiteks, mis on teistsugused. Ja küll, Toots kasutas krihvliga tahvlit, nüüd on tahvel arvuti, nüüd on võib-olla mingid digiprojektorid ja veel paljud mingisugused asjad. Praegu on võimalik, Tootsil ei olnud muidugi võimalust mingisugust kasutada mingit AI, ta pidi ise teadma. Ja selle teadmiste järgi läks isegi minevale vahepeal mõisavalitsejaks, et seal mingid teadmised saada ja kodus seda kasutama kõik hakata. Aga mingit AI-d ju ei olnud ja võib-olla õnneks ei olnud. Pidi ise oskama, teadma, aru saama, ise mingid kogemused omandama, isegi vilumused ja mitte ainult põllumehena, vaid ka peremehena. See roll on hoopis teine. Perekonna inimesena jälle uus roll, isana ja nii edasi, abikaasana ja kõik nii edasi. Aga uskumatu, olgu, hea lause lihtsalt, nüüd me ei saa midagi kahtluse alla ega mitte midagi, troon tõepoolest oli, kukkus, aga kuidasmoodi ajakirjanduses on see sõnastatud. Kaitsepolitsei lõpetas prokuratuuri loal Tartumaa põllule kukkunud drooni uurimise. Prokuratuuri loal Tartu põllule kukkunud drooni. Tähendab, prokuratuur lubas, et Tartu põllule võib droon kukkuda. Ja see huvitav, kas mõni luba on veel välja antud, et teaks, et kui on luba välja antud, et siis kuhu ta kukub, et oleks juba enne teada, et oleks, tuleb ise alt ära, et kui ta siit kukub, et otsa pähe ei tule. Kalev Stoicescu geniaalseid väljaütlemisi oleme me siin tsiteerinud ka, kuigi me enamasti oleme loobunud, sellepärast, et need on sellist sarjast non plus ultra, ei mitte midagi ja veel natuke, aga nüüd Kalev Stoicescu rahuplaanist. Tingimused on küll rasked, aga see kindlustaks Ukraina püsimise. Ta on kogu aeg rääkinud 4 aastat, kuidas Venemaa kukub kokku, homme, rakette pole, pomme pole, siseopositsioon areneb, Putin on haige, vist on juba surnud ja nii edasi, nii edasi. Nüüd tundub, et on nõus isegi mingite territooriumide äraandmisega ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Uskumat. Ja kusjuures tegemist on meil Riigikogu liikmega ja vist riigikaitsekomisjoni. Kas mitte isegi juhi või millegi taolisega. Aga ei pühenda talle rohkem aega, sellepärast, et tema väljaütlemistest saaks mingisuguse entsüklopeedia, mitte sisult, küll aga mahult.
nii, mure, see on midagi head. Miks kooliõpilane arvab, et nälgiv aafriklane on oma tühjas kõhus ise süüdi? Suhtumist saab muuta. Kui paljude globaalse mõjuga protsessidega sina oma nooruspõlves igapäevaselt pead murdsid? Kõigepealt, kust võetakse, et kooliõpilane arvab, et nälgiv aafriklane on oma tühjas kõhus ise süüdi? Aga äkki ongi, aga äkki ei ole. Tuletage nüüd meelde, mis seal enne on käinud. Isegi Bob Geldof, ma mäletan siin Tallinnas esinedes ütles, et Aafrika on mässitud nii-öelda jutumärkides abi andmise raames sellistesse võlgadesse, millega ta sajandite jooksul toime ei tule teadlikult. Tal on need võlad kahele antud ja see võla nii-öelda kohustus võimaldab seda Aafrikat armutult ekspluateerida, mida on tehtud sajandite jooksul. Ma nüüd ei õigusta kedagi ega ütle, et see on hea või ükskõik mis pidi. Lihtsalt on sajandite jooksul niimoodi olnud. Ja kas kooliõpilane arvab pidevalt siis mingitest aafriklastest üldse midagi? Küsigi kooliõpilase käest, et kus see Mali on või kus see Senegal on või mis seal on või kus on see Kesk-Aafrika Vabariik või Mosambiik või ükskõik. Teile jäädakse otsa vaatama üsna niisuguse nõutu näoga või siis isegi süüdistavaga, miks sa nii lolle küsimusi esitad. Nii, aga kes seda kirjutavad? Ma oleks praegu Margus Lepa siin küsiks kohe tema käest ja ma tahaks seda nägu näha. Kui paljude globaalse mõjudega protsessidega sina oma nooruspõlves igapäevaselt pead murdsid? Mäletan oma mängukaaslaste hulgas, et kogu aeg pärast mänge tuldi kokku ja asuti mõtlema maailma globaalsete probleemide üle, arutlema. Kuidas on selle sooja ja külmaga, kuidas on selle Aafrikaga ja kuidas Aafrikaga ei ole. Ei tule ette, et selliste asjadega oleks tegelnud, aga võib-olla olen ma lihtsalt olnud oma nooruses seltskondades, mis on olnud ebaadekvaatsed, ebavastutustundlikult ja maailma asjadest vähe huvi tundvad. Sünnist alates oleks pidanud nendega muidugi tegelema, aga jäi kuidagi niimoodi. Aga selle ta kirjutavad Maria Zakarias, Mondo maailmahariduse ekspert. Vaadake töökoht, Mondo, see on see mingi pagulasorganisatsioon siin, maailmahariduse ekspert. Kas on olemas selline asi nagu maailmaharidus? Kas see on siis maailma, kõikide maailma inimeste haridus või on siis maailma kohta käiv haridus? Ei, üks näide selle kohta tegelikult ei tea jälle, mida see haridus tegelikult tähendab. Mis selle tähendus on? Ja Meelis Niine, Mondo maailmahariduse ekspert, tema on ka, nii et meil on ju vähemalt 2 maailmahariduse eksperti, kes kõikvõimalikelt fondidelt, ma kujutan ette ka riiklikest, kogu aeg tuge saavad, oma mingisuguse, mitte just kehva äraelamise on kindlustanud, aga selleks pead olema maailmahariduse ekspert. Huvitav, kus selliseid õpetatakse, ette valmistatakse. Olgu, Läti ajaloolane ütleb, Venemaalt tulevad raudteetammid tuleb hävitada. Seda peaks tegema ka Eesti. Missugused raudteetammid on Eestis veel alles jäänud? Venemaalt tuleb meelde esimene kohe, mis tehti valmis 1870, kui ma ei eksi, Balti raudtee Peterburist kuni Paldiskini välja. See siiamaani raudteetamm on alles. See tuleks siis ilmselt üles kiskuda, siis raudtee ka ilmselt. See võimaldab taas mingid rööpad maha müüa, nagu seda Haapsalu raudtee puhul juba tehti, mitte teistegi raudteede puhul. Venemaalt tuleb ka Koidulasse, see tähendab siis ka. Aga kuidas saab siis Tartust edaspidi meil praegu mingi rong pidi käima sinna Lätti või Riiga, kuidas sellega saab? Ja mis me sellega siis võidame, kui me selle muldvalli või raudteetammi laiali võtame? Täiesti arusaamatu, aga võib-olla on selle mingisugune tähtsus selles mõttes, et see mullakeha on võimalik kuskil maha müüa või mingil muul otstarbel kuskil mujale minema viia. Vot niisugune, olgu, suur intervjuu, Lauri Alman ütleb,
Trumpile tuleb vastu hakata, mitte pugeda. Nüüd teeks sellise plakati, kes onu Sam, et kas sina oled juba kaasatud või te olete, kui näpp osutab teie poole ja siis Nõukogude teise maailmasõjal oli plakat, et kas sina oled juba ennast vabatahtlikuna kirja pannud, täpselt samasugune, siis nüüd tuleks, kas sina oled juba Trumpile vastu hakanud. Millest see Trumpile vastu hakkamine käib? Ei tea. Mismoodi see välja näeb? Ei tea. Kes sellega tegelema peaks? Ei tea. Ei mitte midagi. Pugeda. Kes on siiamaani Trumpile pugenud? Ei ole jällegi tutvusringkonnas, ei ole ühtegi sellist, kes on taga üldse kunagi kokku puutunud, keda ta isiklikult tunneb või kes teda isiklikult tunneb ja sellisel viisil ei ole tal võimalik talle ka pugeda. Aga ju siis on, kui seda ütleb. Aga nüüd, välisminister Margus Tsahkna, see on meie lemmik, jälle üks saate lemmik, sellepärast, et kui sealt tuleb, siis sealt kohe tuleb. Jaak Aaviksoo ütles õigesti, et tegemist on ühe väga ohtliku pretsedendiga Eesti poliitilises niisuguses biograafias, aga olgu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul kasutab Eesti riigipiiri ületavate niinimetatud roheliste mehikeste ehk eraldusmärkideta Vene sõdurite elimineerimiseks jõudu. Nii kirjutab Iltalehti viitega Poola väljaandele RMF 24. Kasutab Margus Tsahkna sõnul riigipiiri. Kes need rohelised mehikesed on? Mulle üks sõber ütles selle kohta väga hästi. Teada on, et ka Tsahkna on ju joobes juhtimisega vahele jäänud ja tal ka selline väike viga külges, pidi olema. Siis ütles, et tal oli malevas olnud selline mees, kes pummeldas kõvasti ja hommikul ärgates väitis, et ta ei saa täna ehitusele tulla, kuna üle põllu on vaja minna, aga põllul on ees rohelised mehikesed. Ja need rohelised mehikesed suhtuvad vaenulikult kõikidesse nendesse, kes ehitusplatsile tööle tahavad minna. Ja kui sa hakkad rohelisi mehikesi nägema, siis on lugu juba natukene kehvem. Hakkad nägema nägemusi. Juhan Luiga järgi nägemuste nägemine on psühhiaatria valdkonda kuuluv termin. Tiit Pruuli ütleb, Mart Niklus oli vastupanu sümbol. Teadupärast Mart Niklus on meie seast lahkunud, soliidse seas, soliidne inimene. Ja kuidas ta ütleski, et vastupanu sümbol. Huvitav, et väga paljudel tuleb see vastupanu sümbol meelde alles pärast tema surma. Siis on mugavam, tahtsin öelda targutada, võib-olla see ei ole kõige õigem sõnavalik antud juhul. Aga tuleb meelde, olles puutunud Mart Niklusega üpris tihti kokku, alates sellest hetkest, kui ta vangilaagrist Eestis tagasi tuli, on teda üle 20 korra esitatud Tartu aukodaniku tiitli saamiseks. Kõik need korrad on tema kandidatuur lükatud tagasi. Ja üks tähelepanuväärne asi veel. Mart Niklus või õigemini Mart Niklusega koos oleme kirjutanud kõikidele senistele Eesti Vabariigi prokuröridele avalduse. Avaldus seisneb selles, see oli lühikese sisuga, tsiteerin nüüd peast, võib-olla eksin mõne komakohaga või mõne sõnaga, aga üldiselt oli niimoodi. Palun alustada menetlust seoses vabadusvõitlejate Mart Nikluse, Jüri Kukke, Enn Tarto, Eve Pärnaste ja teiste represseerimisega seotud asjaolude ja isikute ringi väljaselgitamise ja nende isikute vajadusel ja võimalusel vastutusele võtmiseks, kes tegelesid nende inimeste represseerimisega Nõukogude ajal. Ja vastus kuni viimase prokurörini, praegune on Astrid Asi, oli otse kui copy-paste.
ja vastus oli selline. Eesti Vabariigi prokuratuuril ei ole andmeid selle kohta, et teie poolt nimetatud isikute, Jüri Kukke ja Mart Nikluse ja teiste, põhiõigusi oleks rikutud või riivatud ja sellega seoses ei näe Eesti Vabariigi prokuratuur vajadust mingi menetluse alustamiseks. Lugupidamisega prokurör, kes parasjagu oli. Astrid Asi puhul, kes on praegu Eesti Vabariigi peaprokurör, oli selgitus veidi inimlikum ja veidi pikem, kuid sisult täpselt samasugune, mingisugust menetlust või uurimist selle tarvis ette võtta ei ole. Oleme saatnud ka järelpärimisi selle kohta, et kui tegemist oli täiesti seadusliku karistamisega, siis miks oli vaja need isikud hiljem, nüüd pärast Eesti taasiseseisvumist, rehabiliteerida? Järjekordselt. No miks oli, kui nad olid kõik õigesti karistatud, miks nad oli vaja rehabiliteerida ja kui nad olid ebaõiglaselt karistatud, represseeritud, siis miks ei alustata uurimist, aga öeldigi, pole mingisuguseid näiteid selle kohta või tõestust või materjali selle kohta, et nende põhiõigusi oleks keegi rikkunud või riivanud. Tundub olevat nagu ebakõla sees siin, aga meie ei saa midagi alustada ega me ei saa ka millegi kohta midagi arvata, me loeme ainult ette ja siis võtame teadmiseks. Nii on, olgu pealegi, Õhtuleht annab teada. See on nüüd järjekordselt meie teadusuuringud ja meie teaduse tänapäevane seis, mida, kus ja kes rahastab. Õhtuleht annab teada. Pealkiri on selline, millised on Eestis elavate ukrainlaste naljad? Uurija ütleb niimoodi, et huumor toetab sõjapõgenike kohanemisprotsessi. Ehk siis, milline on siin elavate ukrainlaste huumor? Esiteks ei tehta huumori satiiri vahel vahet, aga olgu pealegi. Ja kes seda kirjutab? Ismet Suleimanov, folkloristika noorem teadur. Ja kirjutab niimoodi. Paljud tunnevad ütlust, igas naljas on terake tõtt. Sarnast aforismi, see ei ole muide aforism. Samast aforismi leidub paljudes teistes keeltes, mis näitab, et huumori roll on kõikidel sama. Ja kuulake nüüd, edastada tõsiseid sõnumeid koomilise vormi kaudu. Siin eksib ta juba põhimõtteliselt, aga olgu. Kirjutab edasi, nõukogude ajal elanud inimeste jaoks oli huumor üks peamisi vastupanu vorme totalitaarse režiimi vastu. Nii et kui siin oleks praegu Margus Lepa, ka tema on huumorit teinud, seda esitanud avalikult lavadelt, siis on talle ilmselt üllatus, et ta on võidelnud samas nõukogude totalitaarse režiimi vastu. Ja kui ta arvas laval seistes nalja tehes, et ta teeb rõõmu võib-olla paljudele, lihtsalt rõõmu paljudele, kes on tulnud teda kuulama, ei, tegelikult oli tegemist vabadusvõitlusega, tegemist oli vastupanuga totalitaarsele režiimile. Erinevalt Mart Niklusest, kes nalja ei teinud, pandi selle eest kinni. Tema sellisega määratluse järgi Mart Niklus mingi vabadusvõitleja ei olnud. Aga tegemist peaks olema teadusega, kus iga lause on kaalutud, mõõdetud ja täidetud mingisuguse konkreetse sisuga, mis on ka tõestatud. Kui tegemist on teadusega, siis empiiriliste faktide najal luuakse mingisugune, võib-olla mingisugune hüpotees ja seda hakatakse tõestama või võetakse olemasolev. Tegemist peab olema, pange nüüd tähele, teaduslikult tõestatud faktiga. See tähendab seda, et kui keegi teine kasutab sama metoodikat, jõuab ta sama algandmete kogumise metoodika juhul samasugustele tulemustele. Aga siin on tegemist ainult, sõna mulinaga. Ja kõik. Ja ta on muide kirjutanud, ma vaatasin ka etisest teadusportaalist järgi, ta on kirjutanud teadustöö, magistritöö, kuulake nüüd pealkirja,
Venemaa ja Hiina mõju Kesk-Aasias, Euroopa väljavaated, murekohad ja tasakaalu otsingud. Pange nüüd see, siin on pandud ühte lausesse Venemaa ja Hiina mõju Kesk-Aasias. Kas nad on ühesugused siis või? Või on need mõjud ühendatud? Või on ikkagi Hiinal oma eripära ja Venel oma eripära? Hiinal oma mingisugused eesmärgid ja Venemaal oma mingisugused eesmärgid. Kesk-Aasias. Kesk-Aasia ei ole mingi üks tervik. Seal on terve hulk riike, kellel täpselt samamoodi on igal ühel oma huvid. Võib-olla need huvid kuskil mingis osas kattuvad, kuid nimetada mingi üks ja monoliite Kesk-Aasia pole olemas. Venemaa ja Hiina, kas nad on ühendanud oma mingisuguse mõjuvõimu mingi ühise Kesk-Aasia suhtes või vastu või selle poolt. Ja mis puutub siia Euroopa väljavaated, murekohad ja tasakaalu otsingud. See on mingi üldisem, ma ei tea, kuidas seda kutsuda, tahaks midagi halvasti öelda, aga olgu. Aga selline tekst on saanud, vastutav täitja on Elo Süld, Aleftina Solovjova, siin on number, rahastaja on Välisministeerium ja raha on selle töö eest antud 190 000. Nii et, kallid rahvas, sinna kulub Välisministeeriumi raha, publitseeritakse mingisugune selline asi ja kui nüüd üks küsimus siia esitada, millise teadmise võrra me nüüd rikkamad oleme ja kuidas me seda teadmist enda huvides loomulikult kasutada saame. Siin on kirjad, ilmselt on, ma vaatasin üldiselt sissejuhatust ja kõik, no see on käsitlematu lihtsalt. Ma kujutan ette, et AI saaks sellega hakkama ainult ühel juhul. Kui öelda, palun kirjuta üks mitte midagi ütlev tekst ja anda talle selle pealkiri. Aga tekst juba a priori peab lähtuma sellest, et sellest tekstist ei ole võimalik midagi ei välja lugeda, ega sellest tekstist ei ole võimalik ka aru saada kõige parema tahtmise juures. Ja siis ta on kirjutanud ma võtsin veel ühe töö välja. Mälestused genotsiidist ja kollektiivsest tragöödiast krimmitatarlaste kaasaegsel sotsiaalsel ja poliitilisel maastikul. Mälestused. Neid mälestusi võib igaüks kirjutada, no ma ei tea, patakate kaupa, kui on olemas kirjaoskus ja on võimalik neid kirjutada isegi sellisel juhul, kui endal mälestusi ei ole, kuskilt midagi kuulnud oled, esitad neid kui endi oma või siis kirjutad sinna mingid nimed juurde, et mulle rääkis see ja see. Uskumatu, aga makstakse ju. Kallid sõbrad, me oleme täna natukene lühemad, ei olnudki natukene lühemad, peaaegu nagu tavaliselt. Soovime kõige paremat, soovime uut aastat, et oleks rahu, selged pead, külma närvi ja ikka mingisugust uudisimu, teadma saamise tahtmist, suurt armastust nende vastu, kes seda väärivad ja kes sellega vastavad. Ja huvitav, ma hakkasin mõtlema, et näiteks armastus kodumaa vastu. Kodumaa vastab sulle ikkagi. Kontšarov juba ütles, et ega armastus kodumaa vastu, see ei pea ilmtingimata tähendama seda sama, mis tähendab armastus selle administratiivse võimu vastu hetkel, kes on. Ükstapuha, on kuidas kellelgi on, armastame seda, keda saame ja keda tahame. Ja loomulikult täname veel kord kõiki toetajaid, kohtume me loodetavasti juba uuel aastal. Meie püha sõda läheb loomulikult edasi ja mida rohkem meid on, tundub, et seda lõbusamaks läheb. Kõik see paremat ja head vana aasta lõppu.
see on salvestatud 2025. aastal.